laste massaaž lastele ma valmistasin ette eriprogramm, et lapsed saavad pidulikult lõpetada õppeaasta, et lapsed saavad natukene hingada ja puhata ja hingada välja ja või tähistada lastekaitsepäeva. Ja sellega seoses mul on palju küsimused vanemate poolt ja ma sain koguda, kohe vaatan märkmikust oma küsimused, need küsimused ja vastan sulle, siis võib-olla sul on kergem valida kas või päeva või spetsialisti või kohta, seda, mis või mille järgi sa valid endale spetsialistid või oma lähedastele. Nii, üks küsimusest oli see vanuse kohta, et mis vanuses on see õige aeg alustada massaažiga. Mina ütleksin, et massaaž sobib kõikidele. Vahe on lihtsalt selles, et kui see on beebimassaaž, vast sündinud laps, siis massaaž võib kesta maksimaalselt pool tundi. Muidu see on juba lapsele liiga koormav, kui rohkem kui pool tundi. Et 15 minutit see on juba piisab, kui beebile teha massaaži. Kui on mingid tervisega teemad, siis juba tuleb lihtsalt tihemini teha, aga mitte kauem. Kui lapsed on, ütleme, kuni 4-5 aastaseni, siis 45 minutit. Aga ütleme, tund aega, see on kõige optimaalne aeg, millal saab või mille jooksul saab teha massaaži. Sellega me jõuame teha kõike, mis on vaja lapsele, mis on vaja tema kehale, tervisele, et teida need ootused, mis vanemad panevad mulle, et laps saab nautida ja saada see tulemus, mille järgi ta tuli vanematega. See on laste kohta ja lapsed ma nimetan inimesed vanuses kuni 18 aastaseni. Igaks juhuks täpsustan, et ma tean, et igaühel meil elab oma sisemine laps ja saab seda lapse ka tuua massaažile. Aga ei, vanus ma vaatan ka selle järgi, et kui vana sa oled, et laste massaažile on eraldi oma programm. Eriline. Nii, vanuse kohta ma ütlesin, siis on pikkus, või kestvus ja kui kaua, nagu ma ütlesin, et 60 minutit, see on super, kõige ideaalsem. On need lapsed, kes on sportlased ja nad käivad tihti massaažil, nad juba võtavad 1,5 tundi ja see on sellega seotud, sest nad on professionaalsed sportlased ja nende lihased on nii koormatud, et see 1,5 tundi on sest sama see õige kestvus, mis nende puhul on vaja. Kui sa ei käi 7-8 korda nädalas trennis ja sa ei ole professionaalne sportlane, ma arvan, et sulle täitsa piisab 60 minutit tund aega laste massaaž. Nii, ma vaatan, mis veel on. Keegi küsis, kuidas saab registreerida, broneerida aega. Online on olemas, ma jätan linki Instagrami storiesis, seda saab näha, või kõik need postitused, mis seotud laste massaažiga, kõik need postitused Facebookis alla ma panen kommentaaridesse linki, et saaks aega broneerida. Teine variant, kuidas siia saab tulla, on kinkida kinkekaardi. Kinkekaart saab osta või saab kinkida kas või prinditud kujul või elektroonilisel versioonil, et need mõlemad variantid on olemas ja saab endale seda võtta. Nii kaua, kui kestab kampaania, ta kestab veel 2 nädalat, kuni juunikuu 2 nädalat veel. Pärast ma kustutan seda linki ära ja seda massaaži ei saa enam võtta. Et kui sul on soov ja vajadus, siis sa saad seda aega endale broneerida, kas või augustikuus, aga vähemalt sul on see aeg broneeritud. Nii, keegi küsis, kas et see tuleb lapsel esimene kogemus ja vanemad tahavad, et lapsele kõik sobis ja meeldis ja tegelikult ja ta küsis, et kumb minu kabinetidest on rohkem
hubasem, rohkem mugavam, mõnusam, et lapsel oleks selline esimene mulje hea. Ja mina ütleksin nii, et kuni 1. juuni kuupäevani hubasem on Tallinn minu arvates, sest siin Tabasalus meil tulevad muutused, kasvame suureks ja jaotame ruumid ja 1. juunist siin tuleb kõik teistmoodi, teeme suured muudatused siin selles toas ja muidugi sina saad tulla kas või Tabasalu või Tallinnasse. Mõlemad on hubased alates esmaspäevast. Nii. Veel oli küsimus, et kui on esimene kogemus, kuidas sellega tuleb teha või lapse ette valmistada. Ja need küsimused on mul veel. Täna me räägime ainult nendest, mis on nagu sellised organisatsioonilised, aga räägime ka veel valust, sest on palju teemad sellega seotud ja me võime kas või iga päev järgmised mitu aastat rääkida tegelikult need kõik. Tegelikult valu kohta me saame kaua rääkida ja see tähendab seda, et valu see ei ole mingi hirmus asi, aga see on lihtsalt sõnum meie keha poolt ja sellega me saame tegeleda. Ja ma eraldi teen veel video selle kohta massaaži ja valude kohta, mis see tähendab ja vahest peale massaaži hakkab midagi valutada, miks ja kuidas sellele reageerida, kas tuleb põgeneda selle spetsialisti juurest või vastupidi jätkata edasi käia, sest keha hakkas midagi tundma ja hakkas taastuda. Et sellest me räägime eraldi valude kohta. Ja siis on üks teema veel, mis täiesti nagu eraldi, ma vaatasin need küsimused, mis vanemad esitasid. See on esimene kogemus, sest on väga oluline esimene mulje. Muidu terveks eluks inimene jääb massaaži ilma, kui esimene kogemus on vastik või ebameeldiv. Ja see on väga oluline moment ja mitte ainult sellest, kuidas esimene kogemus lapsele organiseerida. Siin on ka see moment, et kui kohe lapsepõlvest alustada lapsele pakkuda massaaži, sellega me saame teha kõige suurem kingitus lapsele, sest me õpetame mitte ainult, kuidas pingutada ja tööd teha, lastel on väga palju vastutused ja väga palju tööd, mis nad teevad, aga kui me viime massaažile, me näitame ka seda, et tuleb võtta aega enda jaoks, et tuleb võtta aega puhata ja on vaja enda eest ka hoolitseda ja see tähendab seda, et puhata on ka oskus, mida meie vahest täiskasvanud ei oska puhata. Nii, ehk teine teema, mis meil tuleb, see valude kohta ma räägin ja kolmas teema, mis me räägime ka laste massaažiga seoses, see on ka see esimene kogemus ja massaaži eetika. Mida see tähendab, et kui laps tuleb seansile, mida tohib, mida ei tohi, mitte sellepärast, et kõik on keelatud, vastupidi, et laps tunneks ennast turvaliselt, et laps tunneb ennast hästi ja ta saab väljundada kõike, mida ta tahab või mis talle meeldib või ei meeldi. Sellest ma räägin eraldi, sest see on ka selline väga oluline teema, et laps tunneks ennast turvaliselt ja hästi ja ükskõik, kas ta naerab, norskab, puksutab seansi ajal, et kõik on okei. Ja sellest ma räägin alati ennem seansi, et laps tunneks, et temaga on kõik korras. Vahed ei ole, mida ta teeb, kuidas ta laua peal, aga kõik on hästi ja minu töö on leida need kohad, mis on vaja rohkem tähelepanu, mis vajavad ja nendega tegeleda nii, et laps saab lõgastuda, lõdvestada ja tunda ennast hästi turvaliselt ja tahab veel kord tulla, sest ta teab, et see on see koht, kus saab naudida. Nii, tänaseks mul on kõik need 2 teemat, ma panen stories'is, millal on järgmised teemad meil tulevad ja
jälgi, see on koht tarkade, õnnelike ja tervede inimeste jälle. Et jälgi, pane ennast ka kirja minu seansile.